Norbert, sel hooajal nüüd esimest korda nii, et ei ole enam aega mänguks valmistuda terve nädal, vaid mõned päevad. Et kui palju see muudab ettevalmistust? No pigem on see, et me oleme treeneritena niisugustes olukordades varemgi olnud, ehk et see on niisugune lihtne üleminek. Küsimus on, kuidas selleks mänguks pigem särt taastuda, taktikalised ideed ikkagi on alati nii-öelda küllaltki pikalt nii-öelda sisse juurutatud ja mõni mäng küll nõuaks eraldi ideid, kui sul on väga tugev vastane nagu Kalju või Levadia, aga isegi siis ütleme pigem sain taastud ja muud midagi väga suurt ei tee. Tartu meeskond tõenäoliselt peaks olema väga-väga tuttav, hoiad kindlasti nende tegemistel veel ekstra rohkem silma peal. No ikka vaatan, kuidas vend mängib ja tal on viimasel ajal hästi läinud ja tean, et ta on meilegi siin pahandust teinud, aga loomulikult vaatan, kuidas Tammeka läheb, hoia neile pöialt ja nad on, ma usun, hästi hakkama saanud. Homme me ilmselt ikkagi sina ka neile pöialt ei hoia, et erinevate emotsioonide pealt nüüd minek mängule, et meil kaotuse all Tammeka sai väga magusa võidu Narva üle. Jah, ütleme nii ta oli, aga see on jalgpall, et me hea on näha seda tõde nagu ikkagi, et ega see oluline meie enda nagu areng ja arendamine ja see mäng peab muutuma samm-sammhaaval tugevamaks, et kui nüüd võidud niivõrd palju loeksid, siis ma arvan, oleks see kaotustes nii-öelda inimestele, kes meid toetavad nagu lihtsam, aga me näeme seda, et kui sa võid 15 mängu järjest võita, siis kaotus on ükskõik ikkagi sama valus, nii et ega see eelnev töö nagu kuidagi heasta tänast seisu, et alati me võtame mäng korraga ja homselegi läheme nagu nullist jälle. Mait Toom juba homme ees sõit Tartusse mäng Tammekaga, kes võib-olla isegi natuke üllatuslikult kergelt sai jagu Narva Transist. Jah, et hooaeg läheb edasi ja Tartu on kodus alati tugev olnud. Midagi kerget ei tule, et eks näis, mis homme saab. Eks see laupäev oli meile pettumus, nüüd on ilmselt võib-olla isegi hea, et saame juba kiiresti tagasi murule ja selle kaotuse unustada. Jah, et kaotus oli valus meile ja nagu öeldud, et hooaeg läheb edasi, et tuleb taas mängurütm leida ja punkte koguma hakata. Sina seda Tartu meeskonna tead võib-olla mõningatest mängijatest natukene paremini, et mis mulje Tartu tegemised sulle jätnud on selle aasta? Niivõrd kuivõrd paremini, et seal on väga palju noori, et kellega ma ei ole koos mänginudki, et vanemaid mängumehe ikka tean, et Kristjan Tiirik, kes siin lõi võib-olla juba aasta värava ära, et seda meest ma tean läbi ja lõhki, et on tõesti väga hea jalg ja temaga peab ettevaatlik olema. Aitäh!